Tere tulemast Tali podcasti. Ma täiega loodan, et praegu on heli okei. Eelmisel korral oli heli hästi halb ja ma vabandan selle pärast. Ma ei teinud soundchecki, ehk siis ma ei kontrollinud heli enne, kui ma hakkasin rääkima. See usaldamine on mind mitu korda nagu mitu korda töötanud, ehk siis, et aga ikkagi usalda ja kontrolli, ehk siis ma oleks pidanud eelmine kord ka kontrollima. Aga see Rammiga vestlus, ma saan aru, ikkagi meeldis, sest et see tagasiside, mis eelmisest korrast on tulnud, on olnud nii hea ja vaadatavus ja kuulatavus on päris hästi. Seekord ma olen teinud soundchecki oma mikrofonidele ja ma täiega loodan, et on parem heli. Järgmine saade on veel parema heliga, sest et siis ma olen natuke teises stuudios hoopis teissuguste mikrofonide ja kogu selle tehnilise poolega. Aga täna on hästi eriline saade minu jaoks, sellepärast, et kui enamus mu külalised on minu jaoks olnud sellised huvitavad ja põnevad ja ma endaga tahtnud nendega rääkida ja huvitunud, kes nad on ja mis nad on ja kõike seda. Minust on see Savi, on ju? Siis seekord mitte Savi, vaid seekord ma pean ütlema, et seekord on saates külaline, keda ma täiega armastan. Mitte lihtsalt ei tunne huvi, mida sa mõtled või teed, vaid et see huvi on hästi sügavam. Ehk siis kes kuulab, see kuulis ainult niisugust mõnusat meesmõminat, kes näeb, see võib-olla juba tunneb ära, kes mu saates on ära elektriautode ekspert Martin Raadik. Aitäh, hea sissejuhatus. Tundub, et mu nimi ja elektriautod käivad alati nagu ühes lauses, et vähemalt kui ma kuulen endast, et inimesed räägivad minust. No mis on kind of see, mida sa tegelikult ju, mis sulle meeldib, on ju? Tõsi, ja see on see, mida ma reklaamin enda puhul, et ma tahan olla see inimene, kes on tuntud kui, et kui elektriautodega on mingisugune teema, et Martin Raadik teab, et ma tahangi olla, et see inimene, see public image'iga. Mis on need väärtused või need märksõnad või omadused, mida sa veel tahad, et inimesed sinu puhul kohe teaksid, et Martin on selline? Ausus. Sellega on päris keeruline ka, et kui sa oled aus inimestega, siis sa saad mõnikord vastu näppega sellega ja mõned inimsuhted saavad viga selle tõttu, aga see on hästi oluline osa minust ja see on üks asi, mis ma hindan sinu puhul hästi palju, on see, et ma saan sinult väga kvaliteetset informatsiooni, kui ma küsin küsimuse ja mõnikord ei ole seda mugav mulle kuulda, aga kas sa tahtsid ühte või tahtsid sa võid mitte, sa võid veel öelda? Ma tuleb meelde mängulisus. Nii pikalt tema elus olen võtnud elu hästi tõsiselt ja ma lihtsalt märkan, kuidas üha rohkem on minu jaoks mängulisus oluliseks saanud. Ja siis, kui sa käisid ka Täitsa Pekis saates, siis seal sinu see saate pealkiri oli, mis ta oli? Järjepidevuse meistriklass. Meistriklass ja sa oled oma elus olnud nagu mega järjepidev ja nagu hästi, nagu sa oled sõnnitähtkuju, sa oled nagu väga sõnnilikult nagu lihtsalt raiunud mingis suunas, teinud nagu mingit, nagu lihtsalt raiunud hästi, ma tean, et sa oled hästi distsiplineeritud, sa oled hästi struktureeritud, efektiivsus on minu meelest sinu jaoks sõna, mis käib sul seal Martin ja Raadiku vahel. Martin efektiivne Raadik on ja ja kujuta nüüd ette, ma tõmbasin enda ellu naise, kes räägib mingid kergused, mis kergus, et kui ma alguses sinuga kohtusin, siis sa väga palju rõhustasid seda, kus asjad saavad nagu kergusega juhtuda ja voolavuse, siis ma vist väga palju seda alguses sulle ei maininud, aga see natuke ennast nagu närvi, et mis mõttes nagu distsipliin on tulemused, tegevused, numbrid, mis kuradi kergus. Aga midagi on ikkagi muutunud, sest et ma isegi mina kuulsin sinu käest paar päeva tagasi lauset, et kus sa ütlesid, et sa oled aru saanud, et asjad peavad ikkagi kerged olema ja iga nädal peab ikkagi mingit playtime'i olema kalendrisse planeeritud. Mis siis muutunud on?
või nagu just sinu mõttemaailmas, ma ei taha, et sa kuidagi mind kiidaks, vaid lihtsalt, et mis sinu nagu mõttemaailmas on muutunud või maailma nägemises või selles, et mis sellest distsiplineeritud Martinist saanud on. Okei, ma praegu provotseerin. Et ma ei taha anda sulle nagu seda kogu kreditit, et nagu tänu sinule nüüd ja ma seda ei tahagi. Ma preisin vaata Keergust. Ja lihtsalt minu nii-öelda aju standard muster on olnud see, et ma pigem toetun distsipliinile ja mingisugustele struktuuridele. Aga mis on muutunud vahepeal? Läbipõlemised. Jah, kui ma sinuga kohtusin detsembrikuus, see oli 4 kuud tagasi, siis ma olin täiesti kutu endaga. Sul isegi tegelikult 5 kuud. 5 kuud, okei. No need 20 nädalat, eks ole. Ja siis sa olid täitsa läbi põlenud ja siis sa olid ikkagi nagu suht raskes kohas omadega, on ju? Absoluutselt. Aga selles mõttes ei saa ju väita, et see distsipliin ei vii eduni, on ju? Aga kust läheb siis see tervisliku ja ebatervisliku distsipliini piir? Ma ei tea, kas siin on struktureeritud vastust või valemid selle jaoks, et ma küll aga ma tean, mis tunne on see, et kui ma nagu vägistan mingit taski ja siis tahan nagu võimalikult vähe seal olla. Räägi oma kogemusest. Kus sa oled aru saanud, et see eluterve distsipliin või edasiviiv distsipliin muutub hoopis ahistavaks ja nagu vägistavaks distsipliiniks? Mu esimene mõte on see, et tough is good, ehk siis, et ma olen 6 aastat raamatut müünud, seal oli kogu aeg väga struktureeritud tegevus ja seal kogu aeg suhteliselt distsipliini peal jooksime, mis jumala hästi toimis ka. Aga inimesed olid ikka suht läbi põlenud ka, kui nad sealt tagasi tulid. Jaa, tõsi. Et ta nagu toimib ju projekti põhiliselt. Aga lühiajaliselt ongi ta jumala fine. Jumala fine on mingi 3 kuuga ennast läbi tõmmata ja siis seal oli nagu reise ja siukseid asju oli ka planeeritud siis raamatumüüjatele, eriti siis, kui see läks hästi auhinnareisideni. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele. Küsi teistmoodi. No, et ma lihtsalt mõtlen seda, et kust mu küsimus tuleb, on see, et ma ka usu või mitte olen püüdnud olla distsipliiniga nagu distsiplineeritud ja pean mingit kalendrit ja olen sinna nagu aega planeerinud ja mingid taskid ja bla, 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 et ma märkan, et või nagu ma olen käinud kuidagi ka oma tegemistes selle, et vähemalt mul on hästi keeruline leida seda tasakaalu selle vahel, et kust et kui ma üldse mingisuguseid ajalisi või nagu distsiplinaarseid raame endale ei sea, kui ma üldse ei pane, siis on see, et ma terve päev võin, ma ei tea, kodu koristada, raamatuid lugeda, puid vaadata ja jalutada ja muusikat kuulata ja siis jälle natukene, mis iganes teha, on ju. Et siis kaob nagu täiesti ära, on ju. Aga samal ajal jälle, kui ma nagu lähen liiga niimoodi, et okei, et näiteks isegi, kui ma hakkan panema endale mingisuguseid aasta eesmärke, kvartali eesmärgid, nädala eesmärgid, bla, bla, siis ma lähen nagu hästi kiiresti, läheb mu energia hästi jõuliseks mees energiaks ja siis ma tunnen, et okei, ma pean 2 või 3 nädalat vastu ja siis ma olen täiesti lukus. Kogu minu loovus on lukus, kogu minu elurõõm on lukus ja ma olen täiesti nagu, ma ei tea, mehaaniline inimene, kes täidab lihtsalt iseenda pandud käske. Et ja siis ma olengi sealt on mul see küsimus nagu tekkinud, et kus kohast läheb see piir tervisliku nagu struktureerituse ja tervisliku efektiivsuse vahel. Ja ma tahaks olla see geenius, kes oskab sellele vastata, aga mu vastus on ikkagi see, et see on nagu tunnetuse värk, et see ma tean, mis tunne on vägistada mingi taske, et ma ei taha lihtsalt seal olla ja kui ma märkan seda, siis ma tõmban ennast tagasi, kui võimalik on, alati ei ole võimalik. Ehk siis, et kui sa juba tunned, et mingit kalendris märgitud ülesannet tehes hakkab tulema see, et nagu see vägistamise tunne, et sa pead lihtsalt suruma ja sundima ennast, et siis on juba nagu läheb võib-olla ebatervislikuks. See on üks äge lugu, mis mul tuleb meelde, et Champions Mind raamatus kirjutati sellest, on see, et hästi ambitsioonikas õpilane läks siis Zen Masteri juurde ja küsis, et kurat, et kui ma nüüd õpin hästi hoolega
et kui kaua mul läheb aega, et jõuda nagu samale tasemele kui sina, et see, olla siis Zen Master ja siis Zen Master mõtles natukene ja siis vastas, et umbes 10 aastat. Ja siis kui see õpilane ütles, et okei, aga kui ma nüüd töötan nagu räigelt kõvasti, õpin kõigist kõige rohkem, et töötan nagu, ma ei tea, üle tunde nagu õpin täiega, kaua mul siis läheb aega? Siis see Zen Master vastas, et siis läheb ilmselt 20 aastat. Et see on minu meelest väga-väga hea nagu analoog, et mis on mõnikord minu elus ka mänginud rolli on see, et märkan, et vägistan midagi või ma ei taha seda sõna kasutada, see on hästi kohutav. No siuke toore jõuga. Toore jõuga teha, jah. Ja siis mõtled, et see on hullult produktiivne, aga mõnikord on kõige produktiivsem asi, mis ma saan teha, on see, et ma mingi võtan pool päeva vabaks. Jaa, ma täiega kirjutan alla sellele. Ja. Sest ma olen täiega märganud seda, et vahepeal on nagu see, et üritad mingit asja teha ja ei tule ja nii palju nagu üritad toore jõuga push ida ja mida rohkem ma pushin, seda vähem seda tuleb. Ja siis, kui ma ongi, võtad pool päeva vabaks, mõtled nagu fuck it. Siis on niimoodi, et nagu ops, kohe poole tunniga sai valmis on ja enne nagu pushid 3 tundi selle arvuti taga on ja. Et see on jah, see nagu lõdvestumises tekib see momentum. Nüüd ma tahaks sinu enda küsimuse põrgatada sulle tagasi. Sa küsisid minult, et mis on midagi, mille järgi ma tahaksin olla tuntud või teatud, et näe, vaata, see on Martin Raadik ja siis mingisugune omadussõna või mingisugune sõnum. Mis on sinu vastus sellele küsimusele? Et millega ma tahaks, et mis omadussõnadega inimesed mind seostaksid? Siirus on esimene märksõna, kuna ma olen oma elus nii palju maske kandnud, siis ma olen suht tundlik nendele maskidele ja üks minu väärtustest praegu kahtlemata on see, et olla võimalikult autentne, ilma maskideta, võimalikult siiras ja need komplimendid, kunagi sa küsisid mu käest, et mis on nagu kõige suuremad komplimendid, mis on mul tehtud ja need ongi selle siirusega seotud, ehk siis, et kui mul on nagu kohtudes, minuga kohtudes on öeldud mulle, et lahe, et sa oled nagu kohtudes täpselt samasugune kui kuskil podcasti või video või kus iganes vahendusel. Et olla nagu autentne ja siiras. Mitte see, et ma panen kaamera tööle, siis mul läheb kohe mingi mask peale ja siis kui me siin kaamera kinni paneme, siis ma olen sinuga hoopis teistsugune. Või kui ma tänaval kõnnin oma lapsega näiteks olen, siis ma olen hoopis teistsugune kui see, kui ma avalikult nii-öelda ennast näitan. Ehk siis see autentsus on üks esimene, mis kohe tuli. Tegelikult tekib nagu uudishimu kohe küsida, uurida veel, et kui inimene ei tea, mismoodi olla autentne, kuidas sa õpetaksid teda või mis oleks sinust sõnum, kuidas olla autentne? No selleks, et olla autentne, peab olema endaga kontaktis. Selles mõttes, et kui ma ei ole iseendaga kontaktis, kui ma ei tea, kes olen mina, kui mul ei ole iseenda keset, siis mul ei ole kellegagi nagu, siis ma ei tea, mis see autentne on või mis see siiras on. Ehk siis, et siis mul puudub justkui see pidepunkt, et mis on see nii-öelda tõde või see tõepunkt, et ma siis et kui mul on nagu, kui ma olen iseendaga kontaktis, kui ma tunnen ennast, kui ma olen nagu, ma ei tea, endaga sõber, siis ma tean, et mis on see nagu see nii-öelda see neutraalne nullpunkt ja siis ma oskan hakata ennast nagu jälgima. Milline ma olen, kui ma olen üksinda, milline ma olen oma perega, milline ma olen oma, ma ei tea, avalikult on ju. Ehk siis, et siis hakkab tekkima see mingisugune trajektoor või mingisugune selline skaala, kust ma saan hakata ennast nagu timmima või nagu ennast nagu kõrvalt jälgima justkui. Et kas ja kui palju erineb minu puhkeseisundis minu avalikust minast. Ehk siis, et seal ongi esimene asi, kuidas olla autentne, minu jaoks ongi lihtsalt luua, hoida või taastada see kontaktis endaga. Et ma üldse teaksin, kes see päris mina on ja siis teine asi, et nagu pidevalt ennast nagu kalibreerida, et kus ma sellel skaalal ujun, kui kaugele ma, et mis olukordades, kui kaugele ma lähen oma sellest tõelisest keskmest ja siis hakata nagu jälgima seda ja siis sealt tekivad kindlasti mingisugused küsimused või edasiarendused, et okei, kui ma märkan, et ma näiteks teatud olukordades, teatud inimestega või teatud teemadega kaldun iseenda keskmest või oma enda tõest liiga eemale või sellest autentsest ise olemisest,
siis seal on jälle need kohad, kus ma saan vaadata, et miks ma seda teen, mis minus käivitub. Kui ma kaldun endast kõrvale, siis tõenäoliselt seal tekivad mingisugused kaitsemehhanismid, on ju. Siis saab neid jälle uurida sügavamalt, et mis seal all on, miks ma lähen kaitseseisundisse, miks ma hakkan etlema kedagi, miks ma panen mingid maskid peale, miks ma tõmbun endasse, miks ma hakkan just hästi ekspressiivselt ennast väljendama, need on kõik kaitsemehhanismid, on ju. Et ehk siis jah, enda tundmine, teadlikkus, enda analüüs, niisugune harjutamine, pidev harjutamine. Mind aitas hästi palju sellel autentsuse teel rännakumeetod, kust ma sain esimesena kontakti üldse autentse isendaga, sest see oli nii pikka, nii paksude kihtide all, et ma ei teadnudki, kes see mina olen. Seal ma sain selle kontakti ja läbi psühhodraamagrupi, kus mul oli nagu aastaid siuke 10 punt, kus oli hästi turvaline igakuiselt praktiseerida seda autentsust. Et ma kohe seda nii-öelda suures maailmas ei julgenud jagada. Aga mul oli mingi oma turvagrupp, kus ma sain seda jagada, et siis vaikselt sealt hakata ka väljapoole seda jagama. Wow. Ma kuulen sind ja ma selles mõttes plaksutan kaasa. Mul on selline tunne, et mingi valdaval osa inimestest tegelikult ei ole orgaanilist turvalist gruppi olemas, kus jagada, kas siis näiteks terapeut hoiab ruumi või siis läbi psühhodraama. Või läbi circlingu. Sina nagu circlid on ju. Tahtsin circling või tegelikult ka sisse tuua, et nagu loota, et orgaaniliselt tekib siuke võimalus avastada iseenda neid nurki, siis pigem on võib-olla ebatõenäoline, siis ongi seepärast, et need tänapäeva suhted on vist nagu pigem, sina oled hästi suure aususe fänn. Millised on sinu kogemused aususega? Sa ütlesid, mainisid alguses ka, et see on sulle täiega vastu näppe saanud aususe pärast. Too mõni näide, kus sa oled aususe eest vastu näppe saanud? Okei. Siin on teada, et mul mõnikord on raske, kui ma tunnen, et mina ise pole nähtud, siis mul on raske ka olla nagu teise jaoks olemas ja kuulata hästi suur, hea kuulaja olla. Ma mäletan ühe sõbrannaga kunagi olime mingisugusel reisil ja siis ka ta hästi palju jagas. Ja siis ma märkasin ka, et ma ei too enda nagu vajadus sisse, mul on vajadus üldse vait olla ja nautida vaikust. Ja siis ma tõin ennast sisse, ütlesin, et ma märkan, et ma ei suuda vastu võtta. Ma märkan, et ma vajan vaikust. Ma märkan ka endas seda tunnet, et äkki sa kritiseerid mind selle eest, et mul on siuke tunne. Ja selle inimesega juhtuski niimoodi, et ma saingi kritiseeritud. Mulle öeldi kohe vastu, et Jesus Christ, et sa ei oska olla üldse hea sõber. Ja siis mõtlesin, et okei. Ma nagu aunisin seda, et ju siis selle sõbraga siis nii ongi nagu. Ilmselgelt ta ei ole minu ringkonnas enam. Ja ta ei olnud väga lähedane sõber ka, aga lihtsalt, et siukest asja juhtub ka. Kust sa oled üldse võtnud selle oskuse rääkida selliste lausetega, et ma märkan, et ma ei suuda vastu võtta, ma märkan, et minus on soov olla vaikuses, ma märkan endas hirmu, et sa kritiseerid mind. Enamus mehi, enamus naisi rääkimata meestest ei oska niimoodi väljendada seda, et mis minu sees toimub, mida ma märkan endas nagu, kas see on nagu born with it või sa oled kuskilt selle reaalselt õppinud endasse niimoodi vaatama? Ja ma arvan, et circling on siin väga suure rolli mänginud, et Alar Ojastu ja Rain Tunger seda iganädalaselt teevad. Ja kui just mingi pandeemiad ja asjad ei ole. Ja seal ongi, seal ainukene roll sul ongi, et tulla kohale ja ownida oma kogemust. Et kui ma kogen viha või kellegi vihkamist, siis ma saan väljendada seda, kui ma kogen mingi armastust või seksuaalset nagu graviteerumist, siis see on ka koht, kus nagu inimesed saavad aru, et seal on ruum, kus kõike seda jagada. Ja see on nagu hämmastav kogemus, et väga raske ka, sest see on hästi ebamugav tegelikult rääkida, mis sa päriselt tunned. Aga jah, ja sa oled väga aus. Mis see tähendab üldse sinu jaoks? Ausus?
vabadust. See, et ütled välja kõik, mida sülg suhu toob ja värki või mis see ausus tähendab su jaoks? Lähedust. Lähedust? Jah. Ennast ütlesid ka vabadust ja vabadust. Ja esimene asi oli vabadust, aga samas nagu lähedust ka. Et kui ma pole näiteks saanud sinuga nagu ausalt vestelda või olla haavatavas kohas mingi pikka aega, siis tõenäoliselt mingi 3 päeva, on ja midagi sellist. Siis ma juba tunnen, et kuidagi veidralt ennast või et ma hakkan siis otsima seda, ma hakkan siis mingi ideega puurima siin, et räägi, mis toimub, mis sa sinu liinil tunned. Kõiki sellised asju, et saada seda lähedust läbi selle. Ehk siis, et ausus annab vabaduse ja läbi aususe ja läbi selle vabaduse tegelikult luuakse lähedus. Või nagu tekib see lähedus, ma saan aru. Ja, just. Ja mida sina oled veel väga hästi öelnud, on see, et ausus loob selle kergustunde. Ma ei tea, võib-olla oskad sina paremini võib-olla seal on see, et ausus loob nagu selguse ja see selgus loob kerguse. Tegelikult ma hakkan praegu mõtlema ka, et hästi lihtne on olnud ebamugavat informatsiooni sinult vastu võtta. Valetan. Seda on olnud keeruline olnud vastu võtta, aga see tekitab kergustunde lõppudel nagu pikas perspektiivis. Jah, sest vaata, kui on et see nagu loob mingi selguse kas või selle, et kus me oleme, mis toimub. Ja selle pinnalt on nagu selgus ja see automaatselt loob kergem olemise. Isegi kui, ma ei tea, inimesed näiteks on oma paari suhtes näiteks kohas, kus neil on ebaselgus, kas jääda kokku või minna lahku, siis ka selle otsuse tegemisel, kui tekib selgus, et me lähme näiteks lahku, siis ka isegi justkui negatiivse otsuse negatiivsest otsusest kerkinud selgus toob ikkagi kerguse, sest nüüd on teada, kuhu suunas edasi minna. Ja isegi tülitsemine tavaliselt on niimoodi, et nagu paarid tülitsevad ja siis tekib mingisugune kireperiood, vaata kohe pärast tülitsemist, vaata see on sellepärast, et mingisugune selgus luuakse majja nagu. Ja see on see kergus ja siis on sealt kohe nagu oluliselt teine. Mul üks osa minust nagu täiega nagu tahaksin panna ebamugavasse positsiooni ja mul tuleb meelde see küsimus. See küsimus, et räägi mulle. Räägi see. Ma ütlen, mis küsimus see on, aga ma ei pane sind vastama sellele. Et üks koht, kus mina tunnen nagu lähedust sinuga on see, et kui ma saan küsida siukseid küsimusi, mida mul on võib-olla ebamugav kuulda, aga kui sa vastad ausalt, siis see tekitab minus nagu usaldus sinu vastu, et sa ei peida minu eest mingit informatsiooni ja mul tekib siis selgus, et kus kohas su aju päriselt on. Ja see küsimus, mis mind täna paelus, on see, et räägi mulle, et mis on mõned isikuomadused meeste puhul, mida sa täiega hindad, aga minul ei ole. Ja selles mõttes tegelikult see on see juba nagu esiteks niisugune laetud küsimus, niisugune loaded question, et seal on juba nagu mingisugune energia peal ja teiseks on tegelikult suunatud küsimus juba, mis eeldab seda, et sul ei ole mingeid selliseid iseloomujooni, mis mulle meeste puhul üldiselt täiega meeldivad. See on topelt negatiiv, et ehk see eeldab, et see küsimus eeldab, et sul ei ole selliseid omadusi, mis mulle meeste puhul meeldivad. Et millest on need omadused, mis mulle meeste puhul meeldivad, aga mida mul ei ole. Võib-olla sul on kõik omadused. Võib-olla, aga mina ei sooviks olla selles kohas, kus mina olen perfektne inimene. Räägi sellest lähevalt. Miks me kõik tahame, just kui väidetavalt püüdleme perfektsionismi poole? Mul on hüpotees. Et kui mul ei oleks ühtegi nagu siukest haavatavat kohta või nõrkust, siis sina tunneksid ennast minu kõrval veidi hullune. Ja ma toon sulle näite. See tuli mu ühest teraapiast ja väga hea terapeut Kadri Sakala ütles siukse lause, et paarides, kus nii-öelda üks pool on nagu haavatav ja mingisuguste ebaperfektsustega, aga nagu teine pool ei ole või ei too neid välja enda puhul, siis see, kes on nii-öelda haavatav ja räägib oma mingi muredest ja probleemidest ja paranoiadest, siis see tunneb, et holy crap, et mul on mingi mentaalselt mingi jamad, et temal on nagu kõik korras ja siis mina olen see crazy one selles suhtes. Ja see tekitab nagu distantsi tegelikult, sest aga kui mõlemad osapooled toovad ennast vahepeal sisse,
kõikidel on mingisugust ebakindlused, siis see toob nagu kergust, et okei, et kõikidel inimestel on probleeme, et või siis ebakindlusi. Ja koos on või nagu vastastikku on ikka kergem olla ebaperfektne. Ja, just. Ma ei taha, et sina oleks ka perfektne, sest muidu mina tunnen ennast nagu veidelt, et ma tean, mis minu ebakindlused on, sina tead, mis need on. Ja kui sinul ei oleks midagi, siis ma tunneks hullu. Ehk siis ma saan aru, et sulle meeldib see, kui ma räägin aeg-ajalt, et mingi pablan seda või ma ei tea, mõtlen selles kohas üle või mul see ebaõnnestus või ma nagu, et räägin oma nagu nendest väljakutsetest. Ja, just mis kohati võiks tunduda, et sellepärast ei tasu nagu muretseda, aga vahepeal me muretseme asjade pärast, mille pärast me ei tasu, siin jooksul lause kokku, last ei saa. Sa ütlesid autos sellise lause, et sinu elukvaliteet sõltub sellest või sinu elukvaliteedi määrab sellest, kui palju ebamugavaid vestlusi sa oled valmis pidama. Kas see on ka kuidagi nagu expand, laiendab seda mõtet või nagu, mis see tähendab? Kuidas on sinu elukvaliteet ebamugavate vestlustega seotud? Näiteks äripartneritega suheldes ka väga konkreetne näide, kus võib-olla kasutatakse emotsionaalset vägivalda, kus ei väärtustata, kus pannakse silte. Mul oleks üks võimaluseks see, et ma hoian suu kinni ja elu läheb edasi, siis nagu näiliselt oleks kõik hästi, aga tegelikult pikas perspektiivis ma ei suudaks nende inimestega niimoodi töötada. Nüüd teine variant, mis ma just hiljuti tegin ka, on see, et ma neil nagu tõin ennast nagu sisse, rääkisin, mitte selles võtmes, ma ei rääkinud nendega, et vaata, sina oled nüüd süüdi, et sina teed valesti, vaid ma pigem tõin ennast sisse haavatavana. Ehk siis, et ma rääkisin, et mul on mure, et mul on vajadus, et minuga suheldakse teatud moodi, mul on vajadus, et näiteks üks konkreetne näide oli see, et üks kolleeg nägi paari märki, see tegi nagu lõi kohe nagu storyline'i valmis, et miks ma seda tegin ja tema see lugu, mis ta välja mõtles, see oli nagu veidi rumal, et see pani mind nagu rumalasse olukorda. Ja mis mul ei sobinud, oligi see, et tema mõtles selle loo välja ja jättis mind nii-öelda veidrasse olukorda, ilma et ta tšekiks minuga, et kuule, kas see oli see case? Ja siis ma palusin talt, et kuule, et järgmine kord, kui sa näed, et ma teen midagi, mis sulle nagu kohe ei make'i sensi, et ole hea, küsi minu käest üle ennem, et kas sinu see lugu, mis sa välja mõtlesid, sest me kõik mõtleme lugusid kogu aeg välja. Et kas see oli päriselt niimoodi või seal oli midagi, mida sina ei teadnud? Ehk siis, et näiteks et see ebamugavad vestlused ongi näiteks see, kuidas sa tema poole pöördusid, selle teemaks võtsid enda vajadusi välja tõid ja ütlesid nagu, et hei, et minu piirid lähevad siit või minu vajadused on need, et need on nagu, need on täiega ebamugavad vestlused, mida väga paljud inimesed ei ole valmis tegema. Aga miks sa arvad, miks inimesed pigem suruvad need asjad alla, ei astu enda eest välja, ei räägi, ei sea piire, ei jaga ennast, ei too ennast sisse. Miks see on parem või miks seda on kergem teha, kui nagu luua piire ja rääkida enda asjadest, olla aus ja nagu pidada ära see ebaterve vestlus? Mitte ebaterve, vaid ebamugav vestlus. Miks see on hea? Osa minust ei tahaks sellele vastata isegi, sest et miks inimesed seda teevad, kõigil on omad põhjused, mõnele meeldib olla ohvri rollis, vaatamata sellele, et nad ei nõustu sellega, siis mõnele meeldib ennast ohvri rollis tunda, sest see roll eeldab, et nemad ei pea midagi tegema. Näiteks, see on üks põhjuseid mitmest, aga osa minust ei tahakski nagu selle vastata, Aga sinu teekond ei ole üldse olnud mitte lihtne või nagu sa ei ole sündinud selle avameelsuse ja aususega. Sa oled olnud ka väga kinnine ja väga ennast üldse mitte nähtavale toonud. Kus sinust tekkis see teadlikkus, et sa hakkasid ma ei tea, sellest kinnisest Martinist, kes ei too ennast sisse, ei jaga ennast, ei räägi oma mõtetest, muredest, elust, oma lähedastega.
kuidas sa oled sellest Martinist jõudnud tänaseks siia, kus sa reaalselt vastutad ja võtad nagu või nagu vastutad selle eest, et teil oleks perega igakuiselt erinevaid kohtumisi, et kõik oleks nähtud, sa jagad, sa hoiad teadlikult sidemeid oma lähedastega. Ka meil paari suhtes on nagu hästi konkreetsed tegevused iganädalaselt või igapäevaselt sees on ju, et mõlemad oleksid hästi teadlikult nähtud. Et see kõlab tegelikult halvasti, et ma ei räägi ja ei too enda vajadusi sisse ja ma ei räägi, mis minu maailma sees toimub. Aga see mineviku Martin ei teinud seda sellepärast, et midagi halba teha või et lihtsalt, et ei teinud seda paha pärast, vaid see oli minu kaitsemehhanism, mis ma õppisin ära sellel hetkel, kui ma kasvasin üles või kui ma olin circa 20, siis mu isa suri ka ja ma märkasin, kuidas minu 2 õde ja ema see väga mõjutas isa surm ja siis mina võtsin endale rolli, et et ma ei too enda nagu tundeid ja vajadusi sisse, et läbi selle ma tekitan neile nagu kergema olukorra. Ja siis sealt läks oma 10 aastat edasi, kus ma lihtsalt peksin rusikaga vastu rinda ja natuke näitas kaasa ka see raamatumüügi kogemus. Täiega soovitangi kindlasti, see on hea asi, mida teha, aga üks asi, mis seal nagu raiutakse ka sisse on see, et kui tegelikult vahet ei ole, mis mõttes tunned, et sul on alati võimalik nagu häid tulemusi teha ja sul on alati võimalik järgmise ukse peale koputada. Ja siis minu meelest väga oluline skill õpid ära, et mismoodi teha asju ära, kui on vaja teha, vaatamata sellele, et sa ei tunne, et seda teeksid. Aga jah, toetas seda, et ma ei pööranud oma vajadustele tähelepanu. Aga siis eelmises paari suhtes, kus hakkasin teraapiat kasutama, mitte sellepärast, et midagi oli konkreetselt halvasti, vaid siis me tahtsime teraapiat kasutada selleks, et nagu avardada seda, mis meil oli. Ja siis ma sain aru, et mul on vajadused ja ma saan vajadusest rääkida ja siis kuidagi see maailm nagu lõi täiesti lahti. Pluss siis circling, mis siin otsa tuli ja nüüd ma tunnen, et ma sinuga avastan ka nagu mingi järgmiseid tasemeid sellega. Näiteks? Minu jaoks on armastusest rääkida ebamugav. Sinu jaoks on armastusest rääkida pigem lihtne. Või ma ei tea, kas lihtne, aga sa teed seda rohkem. Mis on täpsemalt pead selle ajal silmas? Mis see armastusest rääkimine siis on? Nagu sa mõtled lihtsalt teisele öelda, et nad armastad või mis see armastusest rääkimine nagu täpsusta seda? Armastus tundub olema nagu selline koht, väga haavatav koht, et kui mina sind armastan, siis ma nagu kind of nagu annan oma võimu ära, et sul on võimalik minu päev väga ära rikkuda, kui sa mingi üks päev ütled, et sa ei armasta mind enam näiteks, või siis kui mina sind armastan. Ja selle tõttu ma mäletan ka, et üks põhjus ka võib-olla, miks minu jaoks raske oli see, et ma kuidagi minevikus sattusin nii paljudesse suhetesse, mis olid mitte monogaamsed ja siis kuidagi oli haavatav armastada. Ja nüüd ma nagu väga naudin seda, kus ma saan nagu valjult oma armastust nagu jagada. Ja, see on äge. Et ma ei tea, kas ma tõsiselt rääkida, aga üks asi, mis ma hindan sinu puhul ongi see, et sa oskad ka väga hästi piir seada, et sinu mineviku suhetes on ka olnud olukordi, kus on valida, et kas rääkida armastust avalikult, näidata ennast paarina avalikult või siis on olla salapaar, vaata, ja siis sa oled nagu väga konkreetselt öelnud, et ei, sinu jaoks ei ole okei see, et salapaar oled, vaata. Jaa, ma seda väga hästi ei oska ja et nagu hoida, isegi sind ma ei oska saladuses hoida. Ma ei tea üldse, mis, oma last ma väga ei too avalikult ette või nagu ma ei räägi nagu oma lapsest väga avalikult, aga ma mingi hetkel mõtlesin, et kui mul järgmine suhe enne sind, kui mul järgmine suhe tekib, et ma hoian seda inimest nagu täiega saladuses ja nagu ei avalikult kuidagi ei räägi ja midagi ei tee ja siis ei õnnestunud. Juba seal Sansibaril vaata kohe mingi, me olime nii värske paar, kui me juba nii-öelda me olime sõbrad. Me olime sõbrad. See on niisugune nunnu, kuidas me ise ennast ära... See on tegelikult huvitav, kuidas me inimesena suudame ära ratsionaliseerida mingid asjad. On see siis seda, et miks ma peaksin praegu kohvi jooma, miks ma peaks praegu midagi magusat võtma,
miks ma peaksin selle mingisuguse asja endale ostma, miks ma ei peaks näiteks täna trenni minema, ja lõpetades selleni, et miks ma peaks minema selle inimesega reisile, et me oleme lihtsalt sõbrad. Et nagu huvitav, kuidas nagu inimene suudab endale ära ratsionaliseerida mingid asjad. Jaa, absoluutselt. Tooge ennast sisse, räägi enda kogemustest. Millest? Aususega, jah. Kas sul on, ma ei tea, osa minust nagu tunnetab, et sul on ka midagi jagada siin? Mina näiteks ei ole kogenud sellist aususe taset varem üheski suhtes kui sinuga. Ja ütleme, mul on selline mul on hästi ilus kogemus sinuga selle osas, kuidas sa suudad, et minu jaoks on nagu see, et ausus selleks, et teine saaks olla täiega aus, okei, selleks, et mina saaksin olla täiega aus, on mul vaja turvalist ruumi. Mul on olnud väga palju selliseid kogemusi, kas või ka hiljuti, kus me vestlesime ühtede inimestega ja seni, kuni me hoidsime mingit viisakuse piiri, nagu sükest nagu poliitiliselt korrektset juttu, seni oli okei. Ja kui ma läksin nagu päris aususe peale, rääkisin nagu, ütlesin päriselt välja, mida ma tunnen, võtsin vastutuse selle eest, mida ma tunnen. Ja ma adusin, et teisele poolele oli minu tundeid väga raske kuulda. Et need ei olnud kerged laused, mida ma ütlesin. Aga see oli see nagu täiesti aus koht, kus ma olin teise inimese suhtes. Siis see ruum lõhuti ära ja kõnniti minema. Ehk siis, et ei olnud seda, ehk siis selle aususe puhul on nagu kaks hästi olulist osapoolt. Üks on see, et ei piisa ainult sellest, et üks on aus, vaid see teine peab olema samamoodi küps ja hoidma seda ruumi. Sest et ka siin, et kui vaata öeldakse, et usaldust saab kuritarvitada ainult ühe korra, kui seda peamiselt peetakse silmas truuduse mõttes ja üldse sükse nagu seksuaalse truuduse mõttes on siis tegelikult on, vähemalt kuidas mina seda näen, on see, et kogu selle aususe teemas või selle eheduse teemas või haavatavuse teemas on samamoodi see usaldus sedavõrd oluline aspekt. Jaa, just. Et kui mina jagan ennast ausalt, siis see tähendab seda, et ma võtan ennast alasti. Ma nagu muudan ennast haavatavaks, nagu sa ütlesid. Just. Toon esile oma mingid nõrgad kohad või rasked tunded või mingisugused projektsioonid või mis iganes kohad on ja hirmud, mis iganes. Ja kui teine pool ei ole piisavalt küps ja nagu ei oska seda ruumi hoida, siis tegelikult siis ei ole see turvaline olla aus. Jaa, täpselt. Ma kujutan täiesti ette, et ma saan sekundiga lukku panna sellega, kui ma ütlen, et kuule, ära niimoodi küll mõtled, sa nagu mõtled nagu üle. Või mul on võimalik seda lukku panna, kui ma ütlen, et kuule, mul on sulle lahendus. Sa peaksid minema seda tegema. No sa peaksid seda raamatut lugema. Või ka näiteks niimoodi, et ongi, et muidu saame näiteks jumala hästi läbi, kõik on nagu, suhtlus on nagu aktiivne ja siis ma midagi hakkan jagama ja siis näiteks sa oled täiesti lukku, kaod ära ja oled 3 päeva nagu nii-öelda pilt on, aga heli pole näiteks. Et see on samamoodi, et üks on see, et ongi, et ehk siis sellel ebaturvalisusel või sellel, kuidas sellel reageeringul võib olla erinevaid nägusid, on ju. Kes kõnnib minema, kes hakkab soovitusi andma, kes tühistab teise tunded, mõtted või asjad, on ju, kes muutub verbaalselt vägivaldseks, kes nagu tõmbab lukku, on ju, mis iganes. Et selles mõttes neid nagu viise saab olla erinevaid, aga mida ma nagu tunnen, et selleks, et saaks näiteks paari suhtes ausus tekkida, selleks on vaja mõlemat osapoolt. Et üks on aus ja teine hoiab ruumi ja siis vastupidi. Räägime see on minu jaoks hästi põnev, et räägime sellest, kuidas nagu mehe ja naise vahel see ruumi hoidmine välja näeb, sest meeste maailmas on päris tüüpiline, nagu kuidas mehed omavahel suhtlevad, on see, et nad annavad soovitusi üksteisele ja meeste maailmas vahepeal võib täiesti öelda, et kuule, suck it up, nagu pane edasi, nagu vahet ei ole. Küll aga
see aitab mõnikord küll, aga enamus olukordadest minu kogemuse järgi inimesed, kui nad jagavad mingisugust haavatavust, nad tahavad olla mitte, nad ei otsi lahendust kohe, nad ei otsi sinu soovitust, vaid nad soovivad olla nähtud, nad soovivad olla kuulatud. Ja kuidas seda teha? Ja kuidas seda teha, nagu mina olen 6 küsimust õppinud nagu pähe, et ma mõnikord kasutan neid kõiki, mõnikord ma kasutan nüüd ainult osa neist, et võin ma jagada. Kui tuleb, oletame, et sa jagad mingisugust ebakindlust, mingisugust kogemust, mingisugust probleemi, siis esimene küsimus on see... Kirjutage üles. Jah, okei. Okei. Mina juba tean neid küsimusi, aga... Võib-olla ma saan 5, et igasugune pointi saab kätte. Et esimene on see, et okei, et mis on selle puhul murjendav. Ja siis teine küsimus, see on nii äge mõelda, et taustal on need küsimused alati nagu tööriist on olemas. Okei, esimene, et mis selle puhul murjendab? Siis, et kuidas see sind tundma paneb? Siis tuleb, mis on kõige hullem asi, mis sellest kooruda võib? Siis, et mida sa vajad? Siis on, mis su ideed siiamaani olnud? Kas sa... Ehk see ideed, et kuidas sa kavatsed seda lahendada, mis su ideed on? Just, täpselt. Ja minu kogemus on see, et enamus olukordadest inimesed ise lajatavad, vaata need lajatavad need lahendused juba ära, mis neid aitaks, et mina kui kuulaja, ma ei peagi nagu midagi soovitama otseselt. Ja 6. küsimus ongi siis lõpuks see küsimus, et kas sa tahad kuulda minu mõtteid, mis mind sind kuulates pähe tulid või minu ideid. Ja siis olla valmis sellele, et seal võib tulla vastus ei. Ja ma väga hindan sind, et mingi paar päeva tagasi sa küsisid minu käest, et kas sa tahad kuulda kas mina tahan sinu ideid kuulda. Ja siis ma tundsin, et ma ei soovigi ideid kuulda. Ja siis sa austasid seda. Ja ma tunnistan, et seal oli küll mingi, kuna ma tahaks täiega öelda. Tahaks nagu täiega soovitada sulle midagi. Ja siis see mingi, et ma ei soovi kuulda, vaata. See oli päris nagu vajas enesedistsipliini, mitte ikkagi ma ütlen hästi kiiresti. See on umbes samad, et ütled hästi kiiresti, et siis ei lähe või siis, et see oli, et ma olen kuulnud, et punast tulega tohib nagu foori alt minna, kui sa hästi aeglaselt. Et kui nagu hästi aeglaselt lähed, siis võid punasega minna. Üks asi veel, mis ma sinult nagu kõrva taha olen pannud või õigemini ma olen nagu rafineerinud seda mõtet tänu sinule on see, et päris tihti me tahame soovitust anda inimesele sellepärast, et meie enda ego on nii suur, et me nagu ei taha aksepteerida, et keegi teine on mingisuguses mures või probleemis ja selleks, et meie ei peaks seda negatiivset kogemust kogema, siis meie vajame, et keegi teine fiksiks ennast ära. Versus siis see, et lasta inimestele kogeda. Ja see tuleb vist eriti tugevalt esile nutmisega. Et nagu kui näiteks, kui nutad tänaval, ma olen paar korda teinud seda, niimoodi, et kõnnid mööda tänavat, näiteks ma ei tea, Tallinna vanalinnas, praegusel, nüüd võib-olla juba on rahvast, muidu ei kõik tänavad teada, on ja. Aga näiteks nutad, kes tänavad, lihtsalt pisarad voolavad ja nutad ja kõnnid mööda tänavat, siis on täiega on näha seda, et kes kuidas sellega toime tuleb. Et ühed tulevad lohutama, ühed küsivad, ühed saavad pahaseks, ühed vaatavad mööda, ühed lihtsalt nagu good for you, ja. Et või siis näiteks, et kuskil nagu seltskonnas keegi puudutab enda sees mingid sellised teemasid, et hakkab nutma või pisaratavad silma, siis on ka, võib-olla see seltskonna näide on isegi parem, sest seal on inimesed reaalselt nagu rohkem koos ja ühenduses, et ongi, et kui seltskonnas keegi hakkab nutma, siis ka see, kuidas teised reageerivad, sõltub sellest, kui hästi nad taluvad seda inimese nagu tundeid. Mõni, kes ei talu üldse, vaata, et endas näiteks käivitub või ta ei luba endal nutta või tekivad endal mingid valukehad nutmisega seotult, on ju, või nende mis iganes emotsioonidega, mida ta siis näeb või kogeb, siis ta kohe esimesena reageerib, on ju, ta hakkab lahutama, ta hakkab tühistama, ta hakkab lahendusi pakkuma, lahkub ruumist, muutub vihaseks, mis iganes. Sest see inimene ise ei ole mugav, et keegi nutab, siis ta üritab seda lahendada, lükata see eemale või ära lahendada kiiresti. Mida sa siis teeksid, kui keegi tuttav või mitte tuttav nutab? Vaata, meil tegelikult pühapäeval just oli see olukord seal koolitusel,
kus me olime koolitusel, meil oli ka 10 inimesi onju, ja üks inimene sai kontakti hästi valusa mälestusega ja ta hakkas nutma, tal oli raske olla onju. Siis ma just märkasin, et tegelikult see oli nii ilus koht, et keegi ei läinud teda päästma, mis on väga ilus koht, et me kõik nagu lihtsalt vaikuses hingasime ja lubasime tal olla ja ta sai võtta täpselt nii palju aega, kui tal oli vaja, et ennast koguda ja edasi minna. Ja samal ajal tegelikult oli verbaalselt, andsime talle loa vaata, jagada oma tundeid või lihtsalt olla selles tundes. Et ei olnud sellist nagu patsutamist, et tubli, las ta olla, pärast vaatame. Ehk et, aga noh, ma märkasin endal ka tegelikult enda sees ma nagu tšekkisin seda kohta, et kuidas mul on sellega. See teema, mis tal üles tuli, oli iga ema jaoks hästi habras teema. Et jah. Ehk siis, et kui ma olen seltskonnas, kus keegi hakkab nutma, siis ma kahju tunnen, et ma sinna nagu ei lähe, et näha teda kuidagi ohvrina. Vaid pigem nagu äge, järelikult midagi vabaneb, midagi tuleb välja, järelikult on tervenemine. Kui sina oled nutnud, siis ka lohutamine nagu ei toimi selles hetkes, et selles nagu kohe aru saanud, et sest see lohutamine on teise sõnaga tühistamine. Jaa, täiega. Ja mul tuleb meelde üks hetk, kus see nagu endal on alati see nagu situatsiooni tunned, see, mis oleks nagu õige teha või mis oleks nagu siuke instinktne asi teha. Sa nutsid ja minul oli instinkt või see kõhutunne oli see, et lihtsalt ole nagu sinuga koos siin ruumis on ju, aga minu mingi õpitud käitumine oli see, et ma pean panema sulle käe õla peale ja mingi lohutama vaata. Ja siis kui ma seda tegema hakkasin, siis oli kohe nagu, et ära seda tee. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see kõhutunne vaata oli õige. Ja selles mõttes on küll, sa oled fantastiline ruumihoidja või nagu emotsioonide õuni ja siis või nagu vastutada oma emotsioonide eest. Aga mida teha, kui sinu sõber või sinu elukaaslane ei oska ruumi hoida? Lihtsalt lahku, lihtsalt mine minema. Mul on parem vastus sellele. See toimub eriti hästi siis, kui naine ütleb seda mehele. Täpselt mida siis? No näiteks, et sa ütled ette inimesele, mida ta tegema peab. Et mis on tema toole? Et kui see, toimub naistele samamoodi, aga kui sa ütled oma partnerile, et kuule, et kas sul on aega, et ma tahan, et sa lihtsalt mind ära kuulaksid. Ja siis ütleb, no okei, on aega on ja siis ütled, et ma palun sind, et ma ei otsi lahendusi, ma lihtsalt soovin, et keegi kuulaks mind ära. Ja mida mina olen teinud, on see, et kui ma olen samad 6 küsimust, ma olen printinud välja ja vaata, küsin neid küsimusi. Ja tead, kui inimestele meeldib, et nad teavad, et nad ei pea mitte midagi muud tegema, aga lihtsalt kuulavad, nad ei võta seda mure. Kuulaja nagu follow the checklist. Follow the checklist ja nemad tunnevad, et nemad on gangsterid, nemad aitavad sind täiega. Ja lõpus on see küsimus ka, et kas sa tahad minu ideid kuulda, mis mulle sind kuulata sai ja siis nad saavad ka särada. Ja üks põhjus, ma arvan, miks inimestele või nagu meeldib, see on see, et see loob vaata ühenduse. See loob selle läheduse või selle siukse nagu ongi, seal tekib see aususe koht või see nagu haavatavuse koht, mis on see ausus ja mis on see, mis loob selle turvatunde või selle läheduse või selle ühenduse on ju. Ja, täpselt. Ja see on nagu täiega hea. Ja kes see, ma olen isegi, mul on Instagramis siis neile pildina ka need 6 küsimust, et ma olen inimesele andnud selle Instagrami postituse ka, et tee seda. Ja ma tahtsin ka selle veel lisada, et ei pea kindlasti printima välja. Mine mu Instagrami kontole. Sa leiad selle üles. Jaa. Okay. Sellest aususest rääkides tuleb nagu üks instinkt jälle, rääkides sellest imago dialoogi versioonis nagu aususest, mis ka nagu nõuab mingi mega teadlikkust. Nii räägi. Vaata see, et kus seal on mingi 7 sammu, ma võin 7 sammuga nagu puusse panna, aga seal ongi see, et kui sa oletame, et minu ja sinu liinil on mingisugune probleem, siis see, kus kõigepealt kirjeldad olukorda ilma hinnanguteta lihtsalt, et nendes olukordades, kus sa teed seda, siis
siis teine asi, et mismoodi sind tundma paneb, mis lugu sa hakkad endale rääkima, kui see on ära juhtunud. Kui sa räägid endale seda lugu, siis mismoodi sa reageerid, kas sa tõmbud endasse, kas sa hakkad mingi salaja vihkama, on ju. Mis on kas su minevikus on ka midagi sarnast juhtunud, et mis sind niimoodi tundma paneb? Noh, näiteks väga lihtne näide on see, et minu kogemus keskkoolist oli see, et ma tulin koju ja mind hakati pommitama, et kuidas mu päev läks ja mis sa koolis tegid ja niimoodi. Ja siis mina lapsena, mul oli nagu kopp ees küsimustest ja mõnikord täiskasvanu nagu keegi hakkab mingi pärast tööpäeva küsima, mis tegid täna tööpäeval. Mul tuleb seda sama kogemus tuleb meelde, et hakati pommitama, sest tegelikult kuidagi ei, et minu vanama, keda ma väga armastasin, ega tema ei tee seda halva pärast, tema otsis armastust ja lähedust minuga. See oli ainukene viis, kuidas ta oskas seda teha. Või niimoodi, ja siis, et mõnikord kogeme lapsepõlves mingeid asju, mida me võtame alateadlikult oma paari suhtesse üle, on ju. Ja just, ja siis käitume reaktiivselt selle põhjal, on ju. Ja täpselt. Ja kui sina ei tea seda, et mul on lapsepõlves siuke kogemus olnud, siis see minu käitumine ei pruugi sulle loogiline tunduda. Ja kui inimene ise ka ei tea, et okei, miks ma siis käitun või miks ma reageerin niimoodi. Et siis tal on endal ka nagu see teadlikkusaste hoopis madalam, on ju. Ja, just. Ehk siis see imago dialoog on täiega kasulik asi, on ju. Ja viimane samm sellest ka, et ma ära ei unustaks, on see, et mida ma vajan. Mul tekib isu tuua näide. No. Kui me kohtusime, siis ma ei tea, kas sa mäletad, meil oli olukord, kus ma trigerdusin natukene selle peale, et sa hoolitsesid minu eest ja pakkusid mulle süüa. Et minu siis enese... Ma olin lihtsalt külalislahke. Ja täpselt. Ongi, et kui sina minu minevikku ei tea, siis minu käitumine ei kõlagi sulle loogiliselt. Aga sisuliselt Keter oli hästi armas, pakkus mulle teed, saia, kohvikesi, tali. Ja siis ma märkasin, kuidas et mina trigerdasin selle peale ja ma mäletan, et sa pärast seda vestlust lisasid enda nagu meeste nii-öelda listi, mida sa nagu mehelt ootad, ongi siis see avatud suhtlus, mis ma siis tolle hetkel tegin. Igal juhul, kuidas see välja nägi, oli see, et oli, et vaata nendel hetkedel, kus sa pakud mulle süüa ja hoolitsed minu eest hästi palju ja pakud mulle kõiki ette taha, siis nendel hetkedel ma tunnen ennast vähe mehelikult. Ma räägin endale lugu, et ma ei ole piisavalt mees, et nagu iseenda eest hoolitseda või et mina olen nagu väike tegelane, kelle eest peab hoolitsema. Kui ma endale sükest lugu räägin, siis minu reaktsioon on see, et ma tahan lihtsalt nagu kõrvale lükata sind. Lihtsalt, et nagu olla, nagu kuidagi tõsta püsti ja kuidagi domineerida või nagu põgeneda sellest olukorrast, sest ma ei taha olla olukorras, kus ma olen nagu mingi väike saamatu mees. Järgmine samm oli, et kas mul minevikus on midagi sarnast juhtunud. Et kui ma olin väike, siis ma elasin vanemaga, kes tegigi minu eest nagu kõik ette taha ära ja mis ma panin tähele on see, et kui ma sain suureks meheks, siis see ei muutunud. Ehk siis, et mina kui 20-25 aastane, 30 aastane inimene, minu eest ikkagi hoolitseti nagu lapse eest ja siis ja tollel hetkel mul oli nii suur vajadus, et tunda ennast mehena ja siis selle tõttu ma ei saanud tunda ennast mehena, et kuna minuga käituti nagu lapsena ja sellepärast ma ilmselt trigerdun praegu ka, et see meenutab mulle seda olukorda, kuidas minu näiteks ema või vanama suhtus minusse, et mul ei olnud võimalust tunda ennast mehena, vaid mind koheldi kui lapsena. Et mida ma vajan, on see, et sa võid mulle pakkuda küll näiteks teed ja kohvi, aga mitte võib-olla 6 küsimust järjest. Et küpsised ja need teemad, et luba ma lasen ennast ise kehtestada, kui ma midagi soovin. Äge. Nüüd ma olen kõik kuulajad ja vaatajad said aru, miks ma sellesse tüüpi ära armusin.
ja ma mäletan üks nendest asjadest, mida ma esimesena oma kõige lähedasematele sinu kohta jagasin, oligi nagu see uskumatu teadlikkus, piiride kehtestamine, rääkimisoskus, aususe kvaliteet, nagu see, nagu ma mäletan, ma küsisin oma ühelt, et nagu kuidas nagu, et ma ei teadnud isegi, et mehed niimoodi võivad rääkida. Või nagu, et isegi nagu, et selline rääkimine võimalik on mingi mehe poolt, sest ma ei olnud kunagi kohanud sellist meest, kes nagu räägiks nagu selliselt, okei, Rain ja Alar välja arvatud on ja. Aga nagu in general nagu meil ei räägi nii või nagu, kuidas see oli täiesti nagu mind-blowing minu jaoks, et jah, shout out Rain Tunger ja Alar Ojastu, kes siis circlingust elagu circling ja siis teraapiaga. Imagot sa oled ju teraapias saanud, on ju? Jaa, et sina ju käisid ka mitu korda sellest teekond soovitud armastuseni koolitustel, kus siis sa õppisid ka seda imago teraapiaga. See on nii amazing oli sinuga kohtuda, kui oli see nagu see imago struktuurid olid sul juba peas, et me ei pidanud sulle midagi nagu õpetama. Ma olen käinud segi mingi imago advanced koolitusel, kus tegelikult oli ainult terapeutidele. Rebecca Sears, kes seda siis Eestis tõi selle imago teraapia. Ma käisin Rebecca ühtedel esimestel, kus ka sinu terapeut käis, vaata. Ja siis ma käisin ka Vol 2 või Level 2, mis oli tegelikult ainult terapeutidele mõeldud. Aga ma sain sinna tänu tutvustele. Mis on mõned asjad, mis sa oled nagu kaasa võtnud sellest, et sa ei kasuta 100% sellest imago siis nii-öelda õpetatust, aga mida sa kasutad? Ma kasutan kindlasti seda peegeldust, mis on nagu see ABC, on ju. Et okei, kas ma saan õigesti aru, on ju, et sa ütled seda ja seda ja seda. Ja siis sealt seda, et ma kujutan ette, et see paneb siin niimoodi ja niimoodi naamoodi tundma, on ju. Et kas sa soovid veel midagi lisada. Et seda peegelduse asja kindlasti ma olen üle võtnud ja nagu kasutan nii ma ei tea, nii tööalaselt, nii eraelus, nii lapsega, sõpradega, raskete kõnelustega, võtmaks kokku või näiteks ongi, mul oli paar päeva tagasi just väga raske vestlus ja seal oli samamoodi, et okei, kas ma saan õigesti aru, et sinu väited on sellised või nagu vahepeal justkui, see teeb nagu siukse nagu vaheetappe nagu võtab kokku, nagu vahekokkuvõtted. Et okei, kas ma saan õigesti aru, et sinu nägemus kogu sellest asjast on selline ja sina tajud mind sellise naasugusena, et nagu, et see peegeldamise oskus on nagu selline, mis on kindlasti imagost tulnud. Mis annab hästi mõnusa siukse neutraalse koha ja lubab nagu tšekata seda, et kas see pilt, mis minule pähe on loodud, kas see nagu ühtib sellega, mida sa ütled. See on hästi hea siuke kalibreerimise kohta, vaata. Just. Ja teine osapool tunneb ka, et teda kuulati ära ja temast üritatakse aru saada. Ja kui ta tunneb ennast kuulatuna, siis ta ei ole enam nii suurt instinkti nagu vastu puigelda. Ja, kas tead, et tund aega möödas? Wow. Nagu nii ruttu läheb aega. Päris kiiresti. Tänan. Nägemist. Okei, niimoodi päris ei pea lõpetama. Ja põhimõtteliselt jah, tund aega on, ma ei tea, võib-olla ma täpselt ei tea kelle aega, võib-olla 2 minutit on üle aega, aga jah, mul oli hullult mugav sinuga vestelda. Nagu see vestlus läks niimoodi. Kui vahepeal ma olen nagu, kui vahepeal ma olen mõelnud tõsiselt seda, et vestlus läheb kiirelt, vahepeal ma ei ole mõelnud tõsiselt, kui ma seda ütlen oma varasemate külalistega, siis praegu ma tundsin küll, nagu me alles alustasime nagu nii, täpselt nii nagu meie vestlused on nagu nii voolav ja nii nagu huvitav ja hästi siuke mõnus. Kui ma hakkan mõtlema, et millest me rääksime, siis nagu millest me siis rääksime, vaata. Kas on midagi, mida sa oleks tahtnud rääkida veel või? Mõtlesime pulli pärast peegeldada sulle vastu veel siis, et näidata seda imago järgi. Okei, nagu ma aru saan, siis sa naudid väga seda, et meil läks aega väga kiiresti siin. Nagu lõpuks läbi. Okei, ja kas on, et selleks mõttes paremini peegeldada, kas on midagi, mis sa tunned, et mida sa tunned ka, kas sa tunned mingisugust kergust või sa tunned resoluutsust, kas sa tunned? Ma tunnen nagu põnevust, sest et ma tunnen nagu
ma tunnen, et see oli nagu siuke proovikivi või nagu mitte proovikivi, aga siuke nagu proov lihtsalt või siuke nagu soundcheck, vaata. Et kuidas me vestleme avalikult. Ja ma tunnen põnevust, sest minu meelest me nagu kind of läbisime selle testi, vähemalt minu jaoks. Ja sellega seoses on mul nagu siuke ärevus, põnevus, ootusärevus. Nagu südames, et davai, what's next? Hästi. Ma mõistan, et sa tunned väga suurt põnevust ja sa tunned hea meelt, et meil läks see vestlus hästi. Et meil ainult tülli vaata. Tegelikult Keter teab, et Dali teab, et ma natuke naudin, kui sa oled ülbe, seega täiega tere tulnud. Nii, peegelda nüüd lõpuni siis. Need peegeldused tavaliselt on nagu, et kas oli midagi, mis mina tegin ka, mis sulle meeldis selle puhul? Ma meeldis see, kuidas mina nagu... Selge. Ma saan aru, et sul oli positiivne kogemus. Nali ja täiega mulle meeldis, nagu see sinu osa mulle meeldis, enda osa meeldis. Hästi. Kõik sa tegid, sa olid aus ja sa olid siiras ja sa olid, mis mulle meeldis on see, et sa olid sina ise. Et ei oleks olnud vahet, kas me oleks rääkinud kodus kahekesi või siis kaamera käib ja teised saavad sellest osa. Et ma tajusin sind nagu, sind selle autentsusena, mida ma hästi hindan enda puhul. Ma nägin sinust seda praegu ka. Ma saan aru, et ma kuulen, et sa tunnustad mind selle eest, et ma olin hästi autentne siin. Ma saan aru, et see pani sind põnevalt tundma, et siit on võimalik veel midagi nagu luua. Ma kuulsin, et sa tunnustad mind selle eest, et ma suhtlesin sinuga siin samamoodi nagu me suhtleme kodus. Kas ma sain õigesti aru? Jah. Kas sul see kogemus oli käia saates rääkimas mulle? Täiega põnev. Alguses ma mõtlesin, et teeme see distsipliin kedagi huvituse teema vaata. See oli minu väga huvitav teema. Minul on endal täiega isiklik huvi selle osas. Aga ma kuulen, et sa rääkisid endale lugu, et see distsipliin teema ei huvita kedagi ja siis ma kujutan ette, et sulle ei meeldinud sellest rääkida. Või sa tundsid kärsitust juba järgmise teema juurde minna? Ma tundsin kärsitust, et see lugu, mis ma endale rääkisin, oligi see, et kui ma räägin nagu distsipliinist, siis ma nagu kind of ütlen inimestele, et mismoodi nemad peaksid nagu elu elama vaata. Kuigi see, mis minule toimib, ei pruugi sinule toimida, ei pruugi kellegile kolmandale toimida. Ja sellepärast see distsipliin on nagu nagu poliitiline teema. Täpselt samamoodi nagu mõne jaoks toimib kergus rohkem mõne jaoks. Aga ikkagi on minust inimestega nii palju nagu näevad vaeva selle osas, et kuidas seda tasakaalu leida. Ja minust on nagu erinevad kogemused on väärtuslikud või kogemuste jagamised on väärtuslikud. Aga ma kuulsin, et sinu jaoks tundus see inimeste õpetamine ja seda ma tean, et sa üldse ei taha teha. Ja aitäh, et sa valideerid minu lugusi või minu tundeid. Viim, mul on sulle ainult üks küsimus jäänud. Kui Dali podcast on podcast ärkaval inimesele, siis ja kui meie sinuga oleme nüüd paarisuhtes, mis on sinu jaoks teadlik paarisuhe? Teadlikult üksteise valimine, üksteise nagu enda tunnete ownimine ja teise tunnete valideerimine. Mis on veel teadlik paarisuhe minu jaoks? Pidev siuke õppimishimuline, et ma loodan, et ma ei jõua kunagi siuksesse olukorda, kus ma eeldan, ma tean sinust kõike, et see, kui sa jätsid mingi lillepoti lauanurka kuskile ette minu asjadele, et sa tegid seda sellepärast, et sa vihkad mind. Et ma loodan, et ma ei jõua sinna kohta kunagi ja ma taotlen seda, et tegelikult need inimesed kogu aeg muutuvad, et meil need esimesi deite tuleb küll veel. Minust üks esimesi deidi tundeid. Mis on sinu jaoks teadlik paarisuhe? Mõned asjad mul kindlasti mainimata, ma pärast sulle meelde. Teadlik paarisuhe minu jaoks vastutuse võtmine
nagu iseenda ees nagu igas aspektis. Kui ma räägin hästi palju õnnelikkusest, on ju, nagu Tiina Tiitus on öelnud, et õnnelik suhe on see, kui kokku saad 2 õnnelikku inimest. Ehk siis, aga mida me tihtipeale teeme, on see, et või nagu ebateadlikus suhtes astuvad paari suhtesse inimesed, kes ootavad, et teine teeks mind õnnelikuks. Teadlik paarisuhe või nii-öelda ärkavate inimeste paarisuhe on kindlasti see, kus inimesed võtavad, mõlemad osapooled võtavad vastutuse omaenda õnnelikkuse eest endale. Ehk siis, et ongi kokku saad 2 õnnelikku inimest, kes lihtsalt jagavad seda nagu elu, jagavad armastust, jagavad enda sees olevat armastust, jagavad enda sees olevat rõõmu, kergust, siirust, kõike, on ju. Mitte ei oota, et teisel on mingi kohustus minu tasse täita, on ju. Ja kui me nendest tassidest juba räägime, siis teadlik paarisuhe kindlasti ongi nagu mõistmine ja mis see tähendab, et meil kõigil on nagu erinevad nii-öelda tassid, mille täitumise või täis olemise eest vastutan ka ainult mina nagu ainuisikulisena enda tasside eest. Et on see siis üksinda olemise aeg, paarisuhte kvaliteet, mingid sugulased, sõbrad, põnevus, ma ei tea, nähtav olek, lähedus, ma ei tea, seikluslikkus, reisimine, väljakutsed, ambitsioonid, finantsid, mis iganes on ja seksuaalsus. Et see, ma ei ole kunagi varem iseennast ja oma tasse niimoodi nagu analüüsinud, nagu me sinuga oleme selle sisse toonud. Et nagu pidevalt nagu tšekata või kontrollida seda, et okei, kus maal on minu erinevate tasside, et mis seisukorras mu erinevad tassid on, mida ma vajan rohkem, mis tassid on väga hästi, näiteks ka paari suhtes, aga ka nagu isiklikus elus on ja mis tassid on väga hästi, mis tassid vajavad veel hoolt, mis tassid on tühjad, mis tassid ajavad üle, on ju. Et see on kindlasti see teadlik paarisuhe minu jaoks ja kindlasti väga avatud ja väga nagu aus kommunikatsioon. Ja, mis eeldab siis, et teine ei võta seda kohe kriitikana vastu ja on ka nagu see küps ja teadlik ja oskab ruumi hoida, on ju. Ja see ruumi hoidmise nagu oskus tuleb või see ruumi hoidmise suutlikkus pigem algab sellest, et kas inimesed vastutavad oma enda tunnete eest, on ju. Et ma ei saa ruumi hoida, kui ma ei võta vastutust nende tunnete eest. Kui mina reageerin sinu jagamise peale, siis ma ei suuda ruumi hoida ja siis ma nagu reageerin, on ju, panen sinu vastutama selle eest, et mida mina tunnen. Et jaa, ehk siis nagu siuke teadlikkus, kasvamine, ausus, siirus, vastutus. Kõiki nendel teemadel saaks, ma mingi pea hakkab jooksma, siin saaks teile rääkida, et ja, aga ma kujutan ette, et see on päris hea kokkuvõte ka tänasele. Aitäh, et sa olid nõus minu kutsega tulla mulle saatesse rääkima. Täiega imetlen sind, et sa kutsusid. Miks? Või see imetluse kohta on? Sa tood mind pilti, sa valid mind versus mingi muud külalist võtta siia. Imetlen sind selles mõttes, et sa räägid enda paari suhtest avalikult. Ja kõik need punktid, mis ma mainisin, need nõuavad julgust. Ja nagu ma tajun kuidagi nagu sellist kuningannalikku energiat sinust, kui sa seda julguse nagu sisse toodad. Okei, nüüd see nagu kõlab loogiliselt see, et sa imetled mind. Muidu mul nagu ei saanud aru, mis sa mõtled selle all. Okei. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Proovi veel kiiremini mulle vastu öelda. Aitäh. Aitäh sulle. Ciao.